donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust! Meil on siis kätte jõudnud 10. juuni, laupäev. Ja täna hommikul me nüüd siis lahkume siit Tromsøst, Hakõia saarelt, kus meil kodu oli. Ja liigume siis Henningsväri saarte poole, Lofotidele. Umbes 425 kilomeetrit on meil sõita praeguse seisuga. Tee peaks vahepeal mingisuguseid merealuseid tunneleid jälle sisaldama. Ühte kindlasti, võib-olla ka kahte. 2 oli. Vist oli 2, jah. Ja nii me siis sõikleme nüüd sinna poole, et tee peal teeme jälle peatuseid ja kohe tuleb esimene merealune tunnel. Olemegi siis esimeses selles merealuses tunnelis, mis meil täna ees on. Et see oli siis 2,7 kilomeetrit pikk ja maksab 85 Norra krooni. Et aga meil on tehtud see autopass või nagu, kuidas see oli? Oligi autopass? Ei, autopass oli teine, see natuke teine asi, ühesõnaga. Jah, E-pass 24, võt seal me registreerisime ja siis eeldatavasti peaks meile meili peale siis pärast arve tulema. Et saab siis näha. Ja alates 2013. aastast on siin lubatud isegi jalgratturitel liigelda, nii et sõidame. See nüüd lihtsalt korraks näitan, millist ilusad teed meeda me tegelikult sõidame, et kogu aeg see fjordi äärest ja lumised mäed paistavad ja selline ilusad vaatad. Tuleb välja, et on siin kandis ka veel. Nii, paistab. Äge. Oleme siin sellises piirkonnas sõidame, mis on siis üks Põhja-Norra suurimaid militaaralasid. Et need kohanimed on siin Pardufoss ja Setermoen, et siin peaks tegelikult siis olema asuma sõjaväebaasid, lennuväli, muud militaarrajatised, aga nad on ilmselt ikka nii hästi varjatud siin puude taha, et ega siin midagi välja küll ei paista, et niimoodi ei saa aru, et mingil militaaralal sõidaks praegu. On nagu normaalne. Siit siis paistab selline suur uhke sild, see on kilomeetri pikkune ja selle nimi on Gjelsund-Brua sild. Et me kohe lähme sõidame üle selle silla ise ka ja ületab ta siis Gjelsundi väina. See on mis siin siis näha. Ja kes siit silda peatuvad seal korraga? No võt, võib-olla saame ise peatuda, siuke äge sild siis siin. Ja sõidamegi üle silla siis. Üle selle väina. No võt, selline sild siis oli. Lahedad saared on siin. Lõusid. Veevärv on ka nagu teistsugune, siuke huvitav. Tegime väikse jalasirutuse peatuse ja siin on siukene väike teerada, et siin peaks mingi Grönelva kusk olema, lähme vaatame. Kosta nagu ei ole jah, aga siuke ta on siis Grönelva. Oleme siis natuke maad jälle edasi sõitnud ja nüüd siis ületame Raftsundi silla. Et see Raftsundi silda loetakse siis nagu
et siit algab siis tee Lofotidele. Lofotide märk oli ka meil seal kohe seal silla alguses. Ja, et see Rahtsundi sild ise siis avati 1998. aastal, olles siis viimasena valminud ühenduslüliks Lofotide saarte vahel. See Lofodi saarestik peakski siis olema Atlandi ookeanis. Jah, põhjaotsad. Aga siis Lofodid siis, kus Golfi hoovusest tõuseb üles metsik kaljune mäeahelik, siin on neid näha ka kohe kenasti, et see siis moodustab nagu omaette maailma täitsa, et võimsad mäed, armsad liivarannad, värvilised, särtsakad kalurikülad ja omanäoline kunstimaastik ja maailma suurim tursapüük. Et Lofodid ongi siis Norra kuulsaim tursapüügi piirkond. Ja siin siis inimeste elu sõltubki tursaparvede kudema tulekust Lofotide ranniku lähistele. Ja siin siis väga palju ka kuivatatakse turska, et on siis redelitel kuivatatakse turska või siis kaljudel küpsetatakse klippfiski. See on siis ka kuidagi niisugune küpsetatud tursa toit siis või. Ja mõlemat moodi siis kuivatatud kala, et seda siis hinnatakse nii Itaalias kui ka Portugalis. Et mõningates kohtades ei kujutata üldse seda elu ettegi ilma selle toiduta. Aga meie võtame praegu suuna siis kõigepealt Svolvääri linna, mis on siis, mida peetakse pealinnaks, Lofotide pealinnaks, seal on mingi 5000 elanikku elab ja tuntud oma kitsekaljuga. Ja meie lähme kõigepealt Magic Ice Lofoten, on siis selline jääskulptuuride galerii muuseum, et lähme vaatame seda. Vesi on nii ilus, sinine siuke, hästi ilus. Siin, kus madal vesi on, siin ta on nii hele, et selline. Ja taga seal on väiksed majakesed siis. Nii nad siin Lofotid on siis elavad. Need vaated on lihtsalt nii imelised siin, need kaljud ja need vaated kõik, et neid võiks filmima ja vaatama jäädagi ju. Jälle lumised mäetipud ja lihtsalt super ilus. Aga sõidame edasi. No nii, jõudsime kohale siis siia Magic Ice'i juurde, et vaatame sisse ka. No nii, saime siia sisse ja siit me peaks tasuta joogid veel saama. Ja saame siis siin ringi vaadata. Ma filmin siin ka korraks selle toreda mantlikesega, keera selg ka korra. Selline Magic Ice mantlid on seljas meil. Igal juhul oma tervitusjoogid me jõime ära. Sai nii alkoholiga kui ilma. Ja nüüd siis jalutame veidi ringi siin, vaatame, mis siin siis. Veel on rahvast on päris palju kus juures. Siin ongi siis safaari. Sellistest käikudest läbi minna. Loodan, et me siia vahele kinni ei jää. Näed. Lähedad. Ja kõik on ikka päris jää, see ongi nii külm ja siin peaks olema mingi -25 kraadi pidi siin olema. Näe, siit saab mäest alla lasta sellega. Jah, ma tahan kindlasti siit alla lasta. No nii, et selles jäämuuseumis on meil käidud, jäägaleriis. Jook on joodud. Suhteliselt siuke
vein oli, mida ma kodus ei jooks, ütleme nii. Siin ma võisin ju selle topsikese juua. Ja nüüd me liigume edasi siis sinna Henningsvääri poole. Et siit Solväärist me lähme ära. Liigume Henningsvääri poole. Mingi kirik peaks meile tee peale jääma esimesena vist. Lähme vaatame seda. Nüüd siis jõudsime selle Voogani kiriku juurde. See on siis puidust kirik, mis siis pühitseti sisse 1898. aastal ja kus siis peaks olema kokku 1200 istekohta. Tegemist on siis Lofootide katedraaliga. Saime siis kirikusse kenasti sisse ka, 40 krooni maksis. Kahe peale kokku siis 80 krooni. Selline ta siis on. Nüüd jõudsime siis Lofootide akvaariumi juurde, et vaatame, mis siin siis ka põnevat on. Edasi on, oleme siis siin akvaariumis, et vaatame siin kalakesi, siis siin pidid olema hõilged, pidid olema saarmad. Neid kõiki siis läheme vaatama. Tuleb sinuga kaasa või? Sõidab su näpuga see tuli kohe, nii kui ma tulin sealt. Mis loom see on, mis kala see on? Lest, ei ole lest. Lemon soul on inglise keeles. Mida on krabi? Mis ta on siis? See ei ole krabi. Lobster sa mõtled? Lobster, jah. Võib-olla. Kilipealt tuleb lahib mul otsa ja hiilib. Tulime akvaariumist välja siia õue poole. Vaatame, mis siin on. Ikka leidsin üles. Näed, kus hülged ujuvad siin. Vee alla kaovad ära vahepeal. Neid on siin üsna mitu. Okei, aga mis siis ikka, nüüd siis lähme oma öömajja või? Lähme vaatame, otsime selle koha ka üles, et see öömaja, see kalurimajake, mis meil on, et nemad on meid juba teavitanud sellest, et nad meid ootavad. On meid teavitanud selle Booking.comi äpi kaudu, nad on meilidel teavitanud, nad saatsid sõnumi, siis nad helistasid. Nii et me peame ikka juba kohale minema, et nad nii ootavad meid. Saarma leidsime ka üles, nüüd ta kadus sinna selle alla ära. Ta on mingi puuoksaga mängib. Tegemist selle puuoksaga. Tegemist ka. Kadus ära jälle. Nii kiire, et seda ei jõua jälitada. Lihtsalt nii ilus on, et ei saa teisiti, kui peab veel näitama, veel korra filmima. Et nii ägedad on need Lofoodid siin. Saarte vahel. Imelised vaated lihtsalt. Sellised fooridega sillad on siin saarte vahel. Siin suur silt on nii kitsas, et teineteist mööda ei mahu, siis on foorid. Roheliseks läheb, siis võib sõita. Näed, üks auto tuleb sealt praegu. Jõudsime oma majutuspaika kohale. Sellised kalurimajakesed on siis. Meil on maja number 10. Nii et selline huvitav, tõesti selline kalurikülake on, aga kõik majad on ühesugused. Aga vaatame. Seest näeb siis selline välja. On selline elamine siin ja köök on ja
ja magamine, ma saan aru, on meil seal üleval siis. Vannituba siis ka selline. Ma näitan tuba veel korra, sest alguses ma arvasin, et me peame siin magama, eks ole. Aga nüüd üllatus selgus, et meil on siin ikkagi need täitsa magamistuba olemas veel väike. Nii et kõik on okei. Lähme vaatame terrassi ka. Maja taga on meil siis selline terrass veel. Need on ilmselt meie lauad, toolid ja selline on see vaade siit siis. Täitsa äge. Tere hommikut jälle. Meil on pühapäev kätte jõudnud, 11. juuni. Ja praegu me oleme siis siin Henningsväri Kaluri külas. Et oma hommikusöögi öömajast tulime juba ära. Hommikust sõime ka. Ja nüüd jalutame siin ringi, et siin on niisugused põnevad kalakuivatamise restid siis, või ma ei tea, kuidas see nimetatakse. Lähen vaatame nad siis lähemalt. Ja niimoodi nad seda turska siin kuivatavad siis. On kuivatatud tursk. Vaata, kui palju seda siin niimoodi kuivab. Palju täis. Jah. 2 pool teed on siin see. Seal üleval veel ja päris äge. Siin on veel neid kala. Sealt on päris räme kalais. On jah, kalais on päris rõve. Samasugune ais meil oli eile autos. Ja siin on siis Henningsväri kuulus jalgpalliväljak. Et ma mäletan või tean ainult seda, et see linn nägi hirmsasti vaeva, et seda jalgpalliväljakut saada selliseks siledaks ja loodi, et siin mängida saaks. Aga lõpuks nad tegid selle ära ja siis nad on hirmus uhked oma jalgpalliväljaku üle ja siin ikkagi toimuvad päris korralikud jalgpallimatšid ka, et sellised arvestatavad. Et nii. Et täna me siis sõidame edasi siin Lofootidel ja lähme veel lõuna poole, nii palju kui siis võimalik. Ja hetkel me siis oleme sõitmas Flagstad-Töia saarele, mida siis tuntakse kõige paremini Nuusfjordi hästi säilinud Kaluri küla järgi. Ja siin piirkonnas asuvad siis need rorbud ehk kalurimajaksed, kus me ka ise täna öösel ööbisime. Ja homme meil on samuti üks rorbu. Et need kalurimajakesed on siis illustratsiooniks Lofootidele ja kogu kalapüügi ajaloole. Ja kaluritele olid siis need rorbud omal ajal elulise tähtsusega, et nad pakkusid peavarju ja puhkust ning vajadusel ka tormikaitset. Ja täna on siis neid majutusasutustena kasutusele võetud siis nii neid vanu rorbusid renoveeritud, kui on ka päris täitsa uusi ehitatud. Me siis jõudsime Lofotri Viikingi muuseumi juurde. Ma räägingi selle juttu autos ära, sest õues on jube tuul. Ma mõtlesin, et ma räägin juttu ära, et siis saab sinna. Et jõudsime siia Viikingi muuseumi juurde, et kus võib siis tajuda kaugete viikingi aegade hõngu, käsitöö, ehted, eluolu ja siin asub siis ka algsele kohale taastatud viikingi elamu. See peakski olema see sama, siis, mis mul siin praegu on, et tegemist on siis suurimate viikingite pikk majaga, mis kunagi leitud ja välja kaevatud ja kus on elatnud siis viikingi ülikud oma peredega. Aga nüüd lähme vaatame lähemalt. Nüüd oleme siin Viikingi muuseumis sees. Siin on niisugused viikingite riided, siis rõivad. No pime. Et see Viikingi muuseumi hoone on iseenesest siuke paadikujuline, et siit paistab õuest, peaks midagi paremini veel paistma, aga siin on kohvik ja suveniiripoed.
aga me saame siit õue minna. Nüüd lähme vaatame sinna. Vaata, mis siin on. Notsu. Tere, Notsu. Midagi väga maitsvat on tal mekutada. Me siis jõudsime selle viikingite pikkelamu juurde, millest ma enne autos rääkisin, et on siis taastatud esialgsel kujul, et kuidas nad siin siis elavad. Saame minna vaatama. Elamute juures on lambad ka veel nad. Töötähele. Vaadata, mis nad siin teevad siis. Lahedad uksed on. Niisugused need viikingi elamised siin on siis. Maja on ilusti soe ja siuke lõhn on sees ka, seal oligi lõkke tehtud ka. Nii, nüüd me siis oleme jõudnud Borgese kiriku juurde. Tegemist on siis hukkunud meremeestele pühendatud kirikuga ja seda mainiti siis esmakordselt kirjalikes allikates juba 1335. aastal. Et 1335. aastal, aga tõenäoliselt sel ajal seda kirikut tegelikult üldse veel ei ehitatudki ja vaid ehitati siia mõni aeg hiljem. Samas on nagu teada, et siin on vist olnud 6 kirikut sama koha peal, et on jälle lagunenud, maha lammutatud ja jälle uuesti üles ehitatud. Ja praegune see kirik siis pühitseti sisse 31. mail 1987. aastal. Vaat nii. Mingi väike surnued on ka siin kõrval, see on küll väga pisike, paar risteelt on püsti. Aga väga ilus kirik on seest. Jalasirutuspaus, aga tunnad on kõvad. Seda veel näidata, siin on siuke viikingite siuke märk kalju küljes. Me oleme nüüd praegu siis sellises kohas nagu Nussfjord. Et siuke ilus koht, et lähme jalutame lihtsalt natukene, et aega meil on ja kuigi hirmus tuuline on, meil näitas telefonist vaatasime, näitas, et peaaegu 45 kilomeetrit tunnis on tuul, et päris karm ikka. Aga no lähme jalutame siis. Tuleb välja, et see Nussfjordi kaluri küla on kohe selline piletiga nagu külamuuseum terve. Me siis saame ringi jalutada ja vaadata igasuguseid asju siis. Näiteks see siin on mis asi?
see on? Sepikoda. Mingi sepikoda vist jah. Nii et 100 Norra krooni oli see külapilet ja jalutame siin küla vahel ringi siis. Pesupäev. Kiisu. Mingi galerii on siin, kusjuures siin galeriis on kalaveis. Me avastasime, et see, mis iganes asi see on, see kunst. See on siin kalanahkadest. Seepärast haisebki. Nüüd oleme siin mere ääres. Mis on nendel tehtud pesa? Ahaa, ossa, niimoodi. On pesakastid tehtud ära. Kajakatele. Ma ei saa küll ainult aru, miks inimesed armastavad neid kajakaid nii, aga mina neile küll pesasid ei teeks. Aga äge. Ja siin on siuke. Need on palju lahedamad tegeras. Päästvatel ka igal pool on need kajakad niimoodi pesada. Istuvad. Nimed pähe ei situ tõesti. Seal olid ka. Kalurimajaks siis. Kus on need mingid asjad. Vaata, see tehnika on ka kindlasti seal vanast ajast. Ongi mingid telekad ja telefonid. Oleme siin üleval, enne alles me olime seal all kohvikus ja kõndisime siin tänava peal. Väga äge. Tuul tahab küll viia, ma ei tea. Kõik kehaosad küljest ära, mis vähegi kehast eemal on. Aga äge ikka. Tahtsin lihtsalt öelda, et me oleme nüüd siin O-külas. Võid sõitma hakata. Et oleme siin O-külas, aga kuna ilm on selline nagu ta on, et siis me ei lähegi praegu autost välja, et jääb vist see külastus praegu ära, et aga muidu see O-kaluri küla, et see on siis selle suundu paremale. Lofootide kõige lõunapoolsem küla, tegemist on siis ka kaluri külaga ja elanike arv on siin circa 100 siis ainult. Ja elatuvad nad peamiselt turismist, et nii et majutuskohti on siis umbes 500 turistile. Suundu paremale. Siin O-külas asub iseenesest siis ka väike sadam, kus siis kuivatatakse kala ja seda kuivatatud kala müüakse siis peamiselt Sorvägeni ettevõttele Larsen AS, millele siis see O-küla ongi peamine kalakuivatamiskoht. Varem siis oligi see tursapüük oli siis kõige tähtsam elatusallikas, aga nüüd siis, nagu ma ütlesin, on selleks turism, aga muidu siis seda kuivatatud kala ja toodeti ka kalamaksaõli ja seda kõike siis müüdi. Ja suurem osa sellest O-külast kuulub siis praegu ka Johan Larsenile ja tema järglastele. Varem kuulus aga kogu küla kalakuningas Ellingsenile, kelle Oslos elav lapselaps käib siin siis ainult suvitamas veel. Et on selline jutt selle O-küla kohta, aga kahjuks jah, sellise vihmaga me ei ole nagu huvitatud jalgsi matkale minemisest, nii et katsume hoopis hotelli minna, kuigi meil on tund aega selle check-inini, aga kuna seal on 24/7 reception, siis meil on lootus, et äkki ikkagi saame juba sisse, et vaatame.
kuidas läheb. Jõudsime siia praegu kohale, ilm on küll päris kohutav. Auto saime siia eemale ja nüüd lähme vaatame, saame majja äkki sisse, et siis vaatame, mis edasi saab. Siin peaks meie oma olema siis. Et tuba on vähemalt küll siuke, tundub okei täitsa. Ka televiisorit ei ole. Televiisorit ei ole, köök on sinna. Voodi. Tuba on selline siis. Võt nii. Vihm on siis pisut järele andnud, sajab küll, aga nüüd vähem. Selle filmile uuesti, et auto saime sinna parkida ja meie maja on siis see selline terrass on siin, oleks ilm ilus, oleks siin väga mõnus istuda ja aga vaadet siis näitan ka, et aga kõik on muidugi praegu see, et mäed ja kõik on udu sees, pilve sees.